Tere hommikust! Ma tänan selle võimaluse eest Arenguseire Keskust ja loomulikult oma kolleege sotsiaalkomisjonis, et me saame siia koguneda ja rääkida tulevikust, mis meid tervishoius ees ootab. Aga ma tervitan teid kõiki kõigepealt kui patsiente ja ma arvan, et tervishoiust rääkides me peame alati mõtlema selle peale, et eeskätt oleme me ise patsiendid ja seda mõistes süviti suudame me siis ka pakkuda inimestele seda, mida nad ootavad. Siin saalis on palju arste, siin saalis on palju tervishoiu korraldajaid. See vaade on hoopis teine vaade sagedasti kui see, mis on patsiendi vaade. Ja sellepärast ma pean ülioluliseks, et me hoiaksime silme ees seda suuremat eesmärki, miks me seda teeme. Loomulikult on meie inimeste ootused ajas kasvanud. Kogu tervishoid, teadus areneb ja meie inimesed soovivad rohkem seda, mida mujal maailmas pakutakse. Me teame, et meie tervishoid on kallinenud väga kiiresti. Ja meil on ees küsimus, et kuidas siis tulevikus. Aga me teame ka, et see kallinemine on toimunud suuresti seetõttu, et inimesed tarbivad tervishoiuteenuseid rohkem. Et need teenused on kallimad ja et need teenused on kallimad suuresti ka seetõttu, et nii nagu ülejäänud ühiskonnas ka tervishoius on olnud palgatõus. Palgatõus iseenesest on ju hea, sellepärast et selle tulemusena on meie arstid ja õed jäänud Eestisse, sest kui me mäletame siin aegu enne COVID-pandeemiat, siis üheks suureks probleemiks oli ka meie arstide liikumine Eestist väljapoole, kus palgad olid kõrgemad ja töökeskkond soodsam. Sellele vaatamata on meie tervishoiusüsteemi tohutu väljakutse arstide põud ja nende keskmine vanus, mis täpselt samamoodi vajavad väga teadlikku ja planeeritud lähenemist. Seda kõike ehk aitab tulevikus enam tasakaalustada tehisaru ja infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine, et arst, õde, tervishoiuteenuse osutaja oleks patsiendi jaoks võimalikult suure osa oma tööajast ja et dokumenteerimine ja muu tehniline toimetamine jääks siis tehisarule, infotehnoloogilistele võimalustele. Kui ma mõtlen tervise ja tervishoiu peale, siis keeruline on muuta neid generatsioone, kes on oma elukaare teises pooles. Küll aga on hästi oluline õpetada noori oma tervist hoidma, tervislikult käituma, vastutama iseenda eest. Et ka see on tegelikult osa tervishoiust, millega me ühiskonnas peame oluliselt tegelema. Teame, et laste endokrinoloogid on mures laste ja väga noorte laste ülekaalulisuse pärast. Ja teame ka kõik seda, et sõjaväeteenistusse, kaitseväkke minevaid noori mehi napib just tervise tõttu. Oluline on kindlasti ennetus, aga seda ennetust peaks vaatama laiemalt kui vaid vaktsineerimist, sõeluuringuid, et tegelikult tervise edendamine on väga-väga lai valdkond, mis algab kodust, lasteasutustest, koolist, kus tegelikult meile luuakse keskkond ja võimalused, et elada tervemini. Ja kui me oleme selle harjumuse omandanud, siis see kipub, nii nagu paljud harjumused, sealhulgas halvad harjumused, jääma meile kogu eluks. Ja tegelikult seda me ju oma inimestelt soovime. Üks oluline nüanss on integratsioon. Jällegi, et ma tahaks rohkem olla patsiendi keskne, aga meie avalike teenuste korralduses on samamoodi vaja astuda pikki samme. Me teame, et me
pakume väga sarnaseid teenuseid sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis ja nendele teenustele ligipääs, hindamised, haldusotsused, meditsiinilised otsused peavad muutuma inimestele lihtsamaks, aga ka korralduslikult lihtsamaks. Mul on hea meel, et esimesi samme ollakse astumas ja ma väga loodan, et meie maakonnahaiglad tervikute reformiga või muudatustega kaasa tulevad. Ilmselt te kõik teate, millest ma räägin, aga et meil tekiksid siis sellised piirkondlikud teenusvõrgustikud, keskused ja ka selline mõistlik patsiendi teekond, kus võetakse arvesse mitte ainult seda meditsiinilist diagnoosi, vaid tegelikult ka inimest tema tavapärases elukeskkonnas ja seda tuge, mida siis tegelikult haiglaravilt lahkununa vajab inimene oma kogukonnas, sotsiaalteenused. Integratsioon, ennetus on kindlasti olulised, aga me peame siia kõrvale siis ka vaatama tervishoiuteenuse kvaliteeti ja tegelikult ka tulemuslikkust. Ja see on ühelt poolt hästi sisuline, aga teiselt poolt ka väga siis korralduse keskne, et mismoodi me kvaliteeti mõõdame, mismoodi me tulemusi hindame ja kas me tegelikult teame, mis juhtub nende patsientidega, kes ravilt lahkuvad ja siis arsti vaateväljast lahkuvad. Hiljutine raport, mida tegi Riigikontroll, näitab tegelikult kõrgvererõhu tõve puhul, et inimesed määratud ravi sagedasti ei jätka, tagasi konsultatsioonidele ei tule ja siin ma olen tagasi alguses, oma vastutus. Ja see oma vastutus on tegelikult oluline just seetõttu, et me oleme seadnud endale Eesti 2035 arengukavas suured eesmärgid pikenemaks elueaks. Tõsi, eluiga pikeneb, aga see teine pool, et oleks võimalikult kaua ka tervena elatud eluaastaid, sellega meil on murekohti. Ma ei hakka rääkima nendest stsenaariumitest, mida te täna kindlasti kuulete ja ma ei taha minna ka nendesse aruteludesse, mis täna siin hiljem aset leidma hakkavad. Aga ma arvan, et just patsiendi vaadet sisse tuues ja seda terve tänase päeva ja siit edasi järgnevalt meeles pidades, me saame leida õiged lahendused. Ma loodan, et tänane päev annab juurde selgust, häid mõtteid ja mitte ainult mõtteid, vaid nii nagu Teada Niilov kenasti sisse juhatas, siis vähem kui aasta on jäänud ka selle päevani, kus tulevad uued otsustajad, uued vastutajad ja uued tegijad, et me tõesti suudame vastu võtta õigeid otsuseid, mis aitavad meie inimestel jääda terveks ja kui on vaja abi ja ravi, et see oleks õigeaegne, asjakohane, inimkeskne ja tegelikult ütlesin ma nüüd neid sõnu või väärtusi, mida me kasutame sotsiaalvaldkonnas, sotsiaalteenuste puhul. Ilusat päeva ja häid arutelusid!